Tere hommikust! Me oleme eetris ja tere hommikust, Kai! Tere hommikust, Eike! Kuidas magasid? Väga suurepäraselt, väga hästi. Ja mina ka. Täna me siis räägime julgusest elada oma valikute järgi ja kui sa oled meid tulnud kuulama, siis kirjuta kommentaaridesse, kust kohast sa meid kuulad parasjagu, kust Eestimaa otsast või võib-olla välismaalt. Ja kas me paneme mingi küsimusega viskame kohe õhku või? Võiks visata ja, et meil on jah selline intrigeeriv teema, et kuidas elada oma valikute järgi. Tegelikult üks oluline asi on, et kuidas siis üldse julgeda neid valikuid üldse teha ja neid üldse nendeni jõuda, eks ole. Ja küsime seda, et kas sina elad oma valikute järgi, lihtsalt vasta ei või jaa. Küsime vahepeal veel, on inimesi järjest tuleb juurde, aga kas sina elad oma valikute järgi? Et kuidas see tunne on, et kas sa praegu tunned, et sa elad oma valikute järgi või pigem sa elad teiste jaoks, teed mingeid tegevusi teiste pärast? Kuidas sul, Eike, on? Kas sina elad oma valikute järgi? No ma võin nüüd juba öelda, et ma vist elan oma valikute järgi. Et on olnud ka kindlasti selliseid aegu, kus ma ei ole teadnud, mida ma tahan ja siis on need valikud olnud kaheldavad. Aga samas ma olen nagu arvamusel, et kõik valikud on õiged, ja kõik kogemused elus on vajalikud millegi jaoks, et kui ma poleks teinud minevikus neid valikuid, mis ma tegin, siis ma ilmselt ei oleks siin, kus ma praegu olen. Siuke ümmargune jutt, aga tegelikult nii see on ju. Et kuidas sinuga, Kai? Nii on jah, et kui mina näiteks nüüd, mul tuli kuidagi eile õhtul teemaks, et kui mina nüüd ütlen, ma elan oma unistuste elu, siis ongi see koht ka, et inimesed siis ei julge enam küsida, kuidas sul läheb ja sa ju ütled, et elad oma unistuste elu. Aga minu arvates see unistuste elu elamine tähendabki, et ma elan selle järgi, mis mina nüüd olen valinud. See ei tähenda, et ma vahepeal ka kurb või vihane ei või olla või et minulgi vahel raske on ju. Aga et ma järjest liigun nüüd edasi selle koha pealt, et mis ma tunnen, et on see, mis minul paneb silma särama ja vahel on siis ka tegelikult, võib öelda seda rasket hetke tunda, sest et see võib tulla kellegi teiste poolt, on ju, et nüüd järsku näe, sa teed selliseid asju või see võib tulla ka endaga veel vastu käib veel endale vastu natuke selle koha pealt, et sa oled harjunud kuidagi vanaviisi, et hästi huvitav on tegelikult, meil käis reedel Sandra Vabarna rääkimas minu klientide TIR-grupis oma plaanimisest ja kuidas ta neid ellu viib ja et seal oli siis küsimus, et esiteks jah, mis su kaaslane üldse arvab, aga et mis siis nüüd sõbrad arvavad, sa oled õhtul kell 9 magama. Ja, et aga ma olen selle ümber muutnud, et kui ma tahan sõpradega kokku saada, ma hoopis söön võib-olla hommikust nendega koos, ma lähen käin rabamatkal päeval. Et see on ka minu arust see koht, kus üldse julgeda valida. Kuidas ma hakkan nii vara ärkama, ma pean varem magama, et mis siis teised arvavad. Et see on ju see koht, see on tegelikult, millest me siin täna hommikul räägime. Ja minu arvates, kui see tuleb sinu seest, et sa päriselt tahad, siis sa tegelikult lihtsalt võtadki otsuse vastu, hakkad tegema. Aga kuidas siis ikkagi on julgeda? Kus see julgus siis tuleb? Äkki siis kaovad sõbrad ära, kui mina nüüd lähen kell 9 õhtul magama? Et ma ei lähegi kell 9 õhtul välja ja ei pidutse poole ööni, mis siis saab? Ma arvan, et meil kõigil on selliseid asju olnud, et need sõbrad siis mõned kaovadki ära, kui me mõtleme, kes meil oli 20. alguses on ju, ja siis kellel hakkasid järjest lapsed sündima, siis kõik muutus. Mina kui olisin Viljandisse, siis mõned sellised sõbrad jäid küll alles, kes loomulikult ei kolinud ju Viljandisse või ei tulnud Viljandisse, jäid ikka Tallinnasse, aga neil olid ka lapsed ja me väga tihedalt suhtlesime. Aga need, kellel ei olnud lapsi, nemad tegelikult üsna kiiresti kadusid jah ära. Et ma arvan, kõigil on nagu see koht, aga see on ju ka julgus, et kas ma nüüd teen selle järgi, hakkan peret looma, et mu sõbrad seda teevad või mitte. Et kõik see mõnes mõttes on selline julgus, et ma olen ka märganud seda, et kui ma nüüd teen mingeid samme või võtan otsuseid vastu, kuidas ikka julgeda, siis vahel ma tuletangi seda meelde, näiteks kui ma lõin pere,
siis mõnes mõttes see oli ka julgus, me tegime alateadlikult, me ei mõelnud selle peale. Nii et ma arvan, et see on hästi tore vahepeal mõelda mingeid asju minevikus, mis me tegelikult oleme teinud, siis mõelda, et oota, aga mul on ju küll see julgus olemas. Siis ma küll ei mõelnud, issand, et mis nüüd ja nüüd saab, on ju. Sa nii väga tahtsid emaks saada või mehed kuulavad siis isaks saada. Et ma ei tea, mul tuli praegu nagu selline mõte, mis mina nagu kasutan, kui ma praegu teen mingeid otsuseid, mis äkki võib-olla teistele ei meeldi, on ju, et kuidas siis minna edasi. Hirm, et sa teed võib-olla otsuseid, mis teistele ei meeldi, sest me kõik tahame tegelikult ju heakskiitu teiste poolt ja tunnustust ja austust ja tihtipeale need otsused võib-olla lähtuvadki sellest siis, et kuidas teistele heameelt valmistada. Et mina olen ka kohanud hästi palju sellist suhtumist, et mis siis teised arvavad ja äkki mul kaovad kõik sõbrad ära ja äkki ma ei meeldi siis enam kellegile ja selline. Näiteks, mis asja tehes sa oled nagu seda mõelnud? Räägime mingi hästi konkreetselt midagi. Ja ma kohe räägin, et kui te olete siia vahepeal kuulama tulnud, siis kommenteerige, kas te tunnete, et elate hetkel oma valikute järgi, lihtsalt ei või ja. Ja millal ma olen siis seda tundnud või? Mõtlengi kohe. Võib-olla ma tooks selle näite siit, et kui ma läksin mul tüdruk oli väike, poiss juba käis koolis ja tegelikult ma võtsin vastu otsuse, et ma lähen Hollandisse elama. Et see oli nagu selline koht, kus tegelikult väga paljud minu lähedased ja tuttavad mind ei mõistnud võib-olla. Aga see oli tegelikult, kui ma nüüd tagantjärgi vaatan, siis tegelikult väga suur ja julge otsus, et niimoodi minna. Ja kui sel hetkel muidugi ma tundsin ennast kohati halvasti ja mõtlesin ikka, kas ma teen ikka õigesti, et võib-olla ikka peaks ikka jääma Eestisse ja nii edasi ja nii edasi. Aga kui ma nüüd tagantjärgi nagu seda olukorda vaatan ja seda, mis ma tegelikult õppisin ja kogesin sellel teekonnal, siis ma ei kahetse mitte hetkekski, et ma seda tegin, kuigi see ei olnud kerge, aga see oli seda väärt. Vahel ma arvan, et see on ka see koht, mille peale ma olen mõelnud, et sa teedki mingi julge otsuse ja see mingil hetkel ongi raske, sest sa midagi ju muudad, aga tunnen, ma nii väga nagu tahan seda teha, siis kui sul on juba kogemus, et sa oled seda teinud, siis saad aru, okei, algul ongi harjumatu. Sa kolid teise kohta, no see ongi harjumatu, sest sa oled ühe asjaga harjunud. Me olemegi ju need harjumuste küüsis olevad olendid siin on ju. Aga sa tead, et ma olen seda midagi teinud, ma harjun ümber, et see tuleb. Ja minu arvates on see ka kihvt, et kui me kardame, et meil siis keegi meie elust kaob ja tegelikult me ju tahame olla teistele meele järgi, see on just nii oluline tegelikult saada ka teistelt tunnustust. Aga kui sa julged teha otsuseid enda valikute järgi, ehk päriselt neid enda südamest tulevad valikud, siis vahet pole, kui keegi kaob su ümbert ära, tegelikult siis tulevad need teised inimesed, kes kiidavad heaks neid otsuseid. Ja see on tegelikult palju mõnusam, sest et siis sa elad nagu oma südame järgi. Mul on ka selline välismaa näide tegelikult. Ma olin 16, kui ma sain võimaluse minna Rootsi õppima. Osad teist on mul seda lugu ka kuulnud. Ma tervet lugu siin ei räägi, aga pigem selle julguse koha peal. Ma olin seda genereerinud, ma arvangi aasta või kuskilt sealt 14-15 eluaastast, et mina tahan kindlasti 1 aasta välismaal õppida. See tundus nagu nii vägev ja muidugi, kui tuli see, et Vändra sõpruslinna sealt Saalast Rotary klubist kutsutakse keegi aastaks, ma olin nagu, jess, mina olen seda otsust oodanud on, või seda võimalust oodanud. Ja 16 kodus elanud on ju, tegelikult mul just siis oli isa hakanud välismaal tööl käima. Seega natuke mõjutas mind, ma mäletan, aga ma ei mõelnud kordagi, ma lihtsalt ütlesin, ma tahan minna. Ja ma sain sinna minna ja ma läksingi sinna ja ma arvan, et siis ma elasin kodus, olin küll juba noor neiu, aga elasin kodus ikkagi ju vanemate rahakotist ja kõik seda, et see toetus siis, et mu ema ise nagu kordagi ei pannud mind kahtlema, nad isegi võtsid mulle rootsi keele tunde natuke seal augusti alguses, ma augusti poole pealt läksin, on ju, et midagi saaks aimu, mismoodi see rootsi keel üldse käib ja hääldatakse ja see on nagu nii kihvt, et see toetus, ma arvan, et see on ka üks koht,
et lapsepõlves on see toetus olnud, mina olen sellest täiega õnnelik olnud, olen siiamaani, et mu ema-isad on alati megatoetus. Nad ei kiida alati kõiki asju heaks, seda on olnud küll ja veel. Nad alati kuulasid ära ja nad nagu toetasid ja vahel muidugi läks võib-olla vussi ka, et sa läksid nutsid umbes seal ja kunagi ei tulnud sellist, no ma ütlesin sulle või noh, ma arvan, see on hästi oluline ja see on tegelikult koht, mida me saame ka tagantjärgi ära mõnes mõttes muuta, kes tunneb, et issand, tema ema-isa üldse ei toetanud ja sealt tuleb see mahatõmbamine on ju. Just tahtsin küsida, et mis siis teha, kui sul ei ole seda toetavat keskkonda, et kui ongi, et okei, sa otsustad nüüd, et okei, ma elan enda valikut, enda südame järgi, aga väljaspoolt tuleb, et ära ikka tee seda ja see ei ole ikka õige ja miks sa seda teed ja siis hakkab, kui tegelikult niimoodi, kui sul ei ole seda toetavat keskkonda, siis see liikumine, kuidas siis seda teha? Kas sul on mingid häid nippe? Mul on nippe ja ma räägin nippe ka, aga ma räägin Rootsi loo lõpuni, et kõik ei mõtleks, et nii roosiline kõik oli. See on okei, et esimesed 2 kuud mul oli õudus seal Rootsis. Ma niimoodi igatsesin koju. Hästi suured telefoniarved tulid selle aja kohta. No mega. No see oli nagu... siis natuke ema oli karm ka selles mõttes, natuke peab on ju olema, et siis ma hakkasin lihtsalt pikkasid kirjasid kirjutama, et enda sellest välja saada. See päädis isegi sellega, et ma mõtlesin, et äkki jääks nagu autole, teeks väikse liiklusõnnetuse, saaks koju tagasi. Aga ma hakkasin siis juba endaga sellist kahekõnet tegema, et Kai, mida sa teed? Oli selliseid helgeid hetki, hommikuti eriti, et sa ise tahtsid seal nii väga tulla. Ja sa oledki mega julge, ma kuulsin ka sõbrannadelt ja sõpradelt, vau, et sa nagu päriselt läksidki lihtsalt üksi Rootsi. Kuulge, aasta oli siis 96. Alles nagu üldse sai kuskile välismaale minna, on ju, et nagu ise üksi olid seal laeva peal või selle praami peal ja läksid, on ju. Ja siis ma nagu rääkisingi kahekõnet, et kuule, Kai, sa oled siin, sa ise tahtsid tulla. Kujuta nüüd ette, et aastal läbi, kui vinge, siis on nagu uhke see enda üle oled. Ja kuskil siis 2 kuud ma läks, siis käis see klõks ära, et aitab nüüd. Enam ma siin ei haletse ennast. Eks see jättis jälje edaspidi ka mingitele teemadele, sellise väikse trauma võib öelda. Aga see ongi see julgus, et ma oleks võinud pakkida oma asjad ja minna ära, sest tegelikult ma olin nagu mega raske oli lihtsalt. Aga ma arvan, et see on, ma praegu mõtlen, ma ei tea, mis sa ikka arvad, kas see on see koht, kus ma natuke mõtlesin, et ma ei saa ju minna ära, ma tahtsin nii väga tulla, mis teised arvavad, et ma lähen nüüd nagu tagurpidi tagasi. Tagasi on jah. Võib-olla see on see koht, kus on hea nagu mõelda, mis teised arvavad. Vaata, kui huvitav see elu on, leia see piir, et see nagu tegelikult pani mind ennast sundima sinna päriselt jääma. Et mis teised arvavad, et ma juba loobun nii kergesti, on ju. Sest see oligi raske, aga see läks mööda, ma läksin sellest läbi ja see on nagu elu parim otsus, ma suhtlen nende inimestega siiamaani, kelle juures ma seal elasin. Rääkimata sellest, kui palju ma seal külas üldse olen, mis mega nagu. Et ma arvan, natuke me peame ka sundima, et see on ka see julguse koht, et kui sa otsustad ja tunned enda sees, see on õige otsus, siis tuleb teha, vahet pole, kui tulevad mingid takistused. Et see on mul selline esimene alateadlikult selline... See on jah, päris huvitav. Räägime sellest, et kui ei ole seda toetavat keskkonda, sinul oli, eks ju? Mis siis teha? Praegu ma olen teinud siin otsuseid, kus ei ole olnud nii väga toetav keskkond, kus sina, Heike, oled olnud üks hästi toetavamaid, kuna ma kolisin, on ju, augustis kolisin, siis see oli ka, jälle oli august. Rootsi oli ka augustikuus, väga huvitav. Need on mustrid jah, et märka neid mustrid, mis elus on, on ju. Et see oli ja siis tuli küll, et kas nüüd just on hea, kohe lähevad lapsed kooli, äkki ikka on halb aeg. Aga nüüd ma olin teadlik, kui ma saangi aru, et kui väljaspoolt inimesed ei kiida heaks, siis nende jaoks on alati halb aeg. Ja kui ise otsustad teha, siis alati on õige aeg. Ja see sinu toetus, sinu ja Valevi toetus oli mulle hästi oluline. Ja tegelikult siis ongi leida keegi endale, kes toetab, sest keegi ikka toetab sind. Tegelikult on alati nii, meil on keegi, kes toetab, et ei pea üksi selles olema. Ja mis ma olen ka märganud, et kuidas tegelikult, mida ma tahtsin öelda, et kuidas tagantjärgi, kui
kui tunned, et ei ole olnud vanemate poolt või lapsepõlves seda toetust, sa saad tagantjärgi ka seda vaatenurka tegelikult muuta. Ma sellest praegu siin ei hakka rääkima, seda tegelikult räägime oma meistriklassides, kuidas sa tagantjärgi saad vaatenurka muuta, et tegelikult sul ema-isa hoolisid ja toetasid sind, lihtsalt nad teistmoodi ei osanud, kui sedasi, nagu nad tegid. Nad arvasid, et see on parim sulle, on ju? Ja kuidas siis teha julgeid valikuid? Mina ütleks, et esimene asi, kuidas minul nüüd, ütleme 2 aastat tagasi kõik algas, on see, et ma hakkasin ennast väärtustama. Tõstsin eneseusku endasse, hästi kindlad harjutused peegli ees, hästi süsteemselt, ma teen seda siiamaani. See ongi viinud selleni, et ma julgen nüüd kuulata oma südame häält, et mis ma tunnen, et on mulle õige ja mäletad, Heike, sinu kuldsed sõnad, kui sina oled õnnelik, on su pere õnnelik. Sest kõige suurem dilemma, kas lahku kolimisel või üldse kuskile kolimisel või ma ei tea, töökoha vahetamisel, sellise suurte otsuste tegemisel ongi see, et kui meil ikkagi, kui me oleme valinud ju olla lapsevanemad, siis nad on veel alaealised, nad ikkagi sõltuvad on ju meist. Aga et tegelikult, kui on ema ja isa õnnelikud, on lapsed ka õnnelikud, kuigi on nendel ka algul raske sellega toime tulla. Nii et see teadlikkus iseendas, see, et mida mina olen tegelikult väärt, kes mina olen. Et eile ma rääkisin kihvtilt ühe naisega, kes ütles, ta teelt üldse sõna köök, tal juba kõik läheb punaseks, ta ei taha süüa teha, poes käia, talle üldse ei meeldi. Ja siis ta rääkis mulle, mis talle tegelikult meeldib teha. Ja ma arvan, et hakkab nüüd sinnapoole liikuma. Ma arvan, et see on nagu nii vägev. Näiteks inimesele ei meeldi üldse autoga sõita, sa ei pea tegema ju endale mingeid autohõilube, siis kasuta taksot või su autojuhti. Et see ongi see julgus tunnetada, mis sinule meeldib ja siis ela selle järgi, sest tegelikult siis sul on lihtsalt nii palju parem. Aga kui ma ei tea, mis mulle meeldib, no ma ei tea. See on teine asi. Kuidas sina ikka said teada, mis sulle meeldib? See on teine asi tegelikult, et me jõuaks nagu sinna. Ma võin öelda, et minul on aidanud hästi palju otsustamise juures tänulikkus. Tänulikus hommikugruppi vean ma juba üle aasta juba nüüd. Et tänulikkuses on ka ju see harjutus sees, et küsi juhendamist algavaks päevaks või kui sul on mingi konkreetne küsimus, siis sa küsid seda. Et võib-olla see ongi see, et see mediteerimine, et korraks oma selle meele vaigistamine ja enda käest küsimine. Et väga paljud inimesed ei küsi mitte kunagi enda käest küsimusi. Et minu arust on see nagu üks suurimaid takistusi, et me ei küsi, vaid me hakkame lihtsalt kohe mõtlema ja arutlema. Et kui ma hakkasin nagu küsima enda käest, et mis ma peaksin selles olukorras tegema, sa küsidki konkreetselt, et kuidas ma saaksin edasi liikuda, mis on mulle parim, kuidas teha õigeid valikuid ja küsid enda käest neid küsimusi ja tegelikult need vastused tulevad, aga sa pead ka oskama neid näha. Et väike meditatsioon iga päev korraks lihtsalt lõdvestuda ja silmad kinni panna ja olla lihtsalt, et see on ka minu arust, või tähendab, see on mind aidanud hästi palju. See on tegelikult selle vaimse tervisest hoolitsemine, et korraks vaikista kõik mõtted, kõik ekraanid kinni. Mina eile avastasin, et kui ma käin jääaugus, siis ma millestki muust ei mõtle. Sa lihtsalt nagu mõtled, et liidest lahti, ma olen seal külmas vees, tagasi tulles ainult kuidas riide ja siis korraks nagu maailm nagu peatub. Või kui sa teed hästi rasket trenni, siis on ka, ma olen kõik seda kogenud. Aga mis on mingi otsus sul, mis sa niimoodi oled? Nüüd pärast, kui sa oled ju õppinud neid postdoktori materjale kauem ja natuke minust tegelikult ju ja et mis sa sealt oled avastanud, et mis sa oled mingeid julgeid samme teinud. Sa tegelikult teed ju praegu ka mingeid hästi vägevat asja seal Pärnus. Ma ei tea, oled nõus jagama või? See on ka julge, nagu täiega julge samm tegelikult, mis sa seal korraldad praegu. Ma imetlen sind nagu täiega, ütlen nagu päriselt. Ja ma olen postdoktori materjale üle 3 aasta nüüd õppinud tegelikult ja mis selle jooksul mul on selgeks saanud, et ma ei saa liikuda siit kohast või selle mõtteviisiga ja sellise, nagu ma praegu siit olen, sinna tegelikult, kuhu ma tahan liikuda. Et selle jaoks tulebki teha mõnikord julgeid valikuid ja suurimaks takistuseks on ikka hirm, et kuidas siis sellest hirmust üle saada.
aga mina olen sellest üle saanud läbi õppimise, enda teadlikkuse tõstmise ja mediteerimise, visualiseerimise ja tegelikult hästi-hästi oluline, et sa saaksid üldse õigeid valikuid teha minu arust on see, et sa tead, mida sa tahad. Et kui sa ei tea, mida tahad, siis sa pendeldadki siia ja sinna ja oled selline, lähed kõigiga kaasa, kes sulle midagi pakuvad, kes sulle midagi ütlevad, ära tee seda või tule tee seda. Et see teadmine, et mida sa nagu päriselt teha tahad, et siis saab hakata nagu, vähemalt minul on hakanud siis minema need asjad õiges suunas. Eks neid õppetunde ja selliseid tagasilööke on ikka. Aga nüüd ma võtan neid teadlikult kui õppetunde ja õpin neist, mitte ei nagu mata neid kuskile ja ei tao pead vastu seina edasi. Et võib-olla see on selline... Aga sellest, mis vägevat ma Pärnus teen, seda ma praegu ei räägi. Ei räägi või? Räägime teine kord. Seda ootame suve, siis on näha, mis nagu toimub. Noh, mõned on ju teavad ka, aga las ta siis jääb. Vahel on sellega niimoodi, mida mina olen ka õppinud, et ennem vahel, kui valmis on või tehtud, ei taha ka priisata. Üks asi on jah, uskumus ära hõiska enne õhtut on ju. Et sa olened, mis asi, vahel ongi midagi nii suurt ja siis me lihtsalt valime, kellele me räägime just sellepärast, et inimesed, kes tegelikult ei julge enda valikute järgi elada, nad üldse ei julgegi otsustada, noh, nad üldse ei valigi seda, mis tegelikult nemad tahavad. Ja hakkavad meid nagu maha kiskuma, ise täitsa alateadlikult, et äkki ikka ei tee ja äkki ikka ei lähe ja siis lihtsalt vahel on parem, et tee ära ja siis ütled, tegin, on ju, et mingid näiteks, et oma visioonitahvlit ei postita Instagrami või ei jaga kõiki suuri eesmärke tegelikult, sest leia mingi kindel inimene, kes toetab ja ma arvan, et see on nagu tegelikult oluline. See toetav keskkond on väga oluline. Ja see, mida tahad, ja, sest minu kõige esimesi asju, kui ma 2 aastat tagasi üldse hakkasin kõige selle sisse siin sukeldusin, et mida ma siis üldse tahan, mul oli nagu nii, et esimene asi, jaa, mul oleks selle raha, siis ma tahan selle ja siis järsku saad aru, et oota, aga see ei tee ju nüüd õnnelikuks, mis on see, mis ma siis teha tahan ja noh, et kui inimesel mingeid asju pole, siis algselt me kohe mõtleme, me tahame neid, näiteks kunagi pole olnud korralikku kööki, siis mõtled, ma tahan oma elamist, mul on see vägev ja see köök ja see on kõik okei. Aga mida tehes siis ja kõik, see on tegelikult nii oluline välja mõelda, mida tahad. Et see annab ka palju julgust, et sa hakkad nagu tunnetama, mis sa tahad teha ja mis meeldib teha ja vahel olgu julgust ka teha neid asju, mis ei kahtled nagu, noh, ma saan jälle näite tuua, üle-eelmine suvi. Pärast, kui ma tulin sealt Boobi seminarilt, otsustasin, mulle väga meeldib kinnisvara ja ma sain aru ka, et kinnisvaramaakler ma ikkagi ei taha olla, et see ikkagi ei ole see, mis ma tahan teha, aga ma tahaks tegeleda investeerimisega just mingite vanade majade selliste, millel on kultuuriväärtus, nende renoveerimisega ja siis tegin ühe noormehega koos Airbnb äri Tallinnas niimoodi, et me võtsime korteri üürile ja siis rentisime edasi Airbnb's. Ja algul ei läinud ja kõik ütlesid meile, see ei õnnestu, ei saa, mitte keegi ei rendi teile niimoodi korterit, ei anna üürile, et edasi rendiks on ju. Ütlesime, saame küll ja pärast kuskil 6 aega läks meil aega ja siis me saime 6 korterit korraga. Ja need inimesed olid nagu väga happy'd, aga seal tulid igast nüansse vahele, ma ei lasku nendesse ja tegelikult ma siis sain aru, et see on asi, mida ma ei taha teha. Oli julgus seda teha ja seal tulid mingid asjad, mida me pärast pidime klaarima, veel maksma ja nii edasi. Ja inimsuhted ja asjad tulid seal vahele, aga see ongi õppetund ja ma nagu üldse ei pahanda enda peale. Ma sain teada, et kui ma poleks seda teinud, siis võib-olla ma istuks siiamaani ja mõtleks, et näe, ikka oleks võinud teha. Kui paljud teist istuvad selles kahetsuses, et näe, oleks ma ikka selle ära teinud, on ju. Näiteks ma poleks läinud Rootsi õppima, ma mõtleks siiamaani, on ju. Oleks ikka selle teinud, ei oleks julgenud Viljandisse kolida. No see oli ka mega julge otsus meil kunagi perega. Isegi mulle helistasid päriselt mõned tuttavad, et nagu päriselt kolite Viljandisse, mis siis saab, on ju.
see on, noh, ma ei tea, ma olen täitsa elus ja ma arvan, vägevam elu kui kunagi varem. Et see on nii kihvt ja vahel kuulake, tead, vägev on tegelikult kuulata neid inimesi, kes nagu panevad meid kahtlema, sest siis meil võib-olla tuleb hoopis kinnitus, et me oleme õigel teel. Ma saan jälle selle Viljandisse kolimise näite tuua, et üks naine ütleb, et aga siis sa noh, et te kolite nüüd Viljandisse ja mis seal teha ja et noh, ei ole teatris, ei saa kohe käia. No tegelikult siin teaterranna, noh, mingile suuremale kontserdile äkki tahaks minna või muuseumisse või noh, mingit sellist midagi suurt, vägev, hea restoran tollel ajal 12 aastat tagasi põhimõtteliselt polnudki mingit normaalset söögikohti Viljandisse, on ju. Ja siis ma küsisin ta käest, ma kuulasin teda, ma küsisin, et kui tihti sa siis käid kontserdil ja väljas söömas. Oh, mul pole aega, ma käin tööl ja siis tulen koju ja olen väsinud. Siis ma ütlesin talle, nojah, aga ma võin ju seda Viljandis ka teha. Ja siis ta ei osanudki midagi öelda. Ja mina sain kinnitust, et kui mu sees isegi oli natuke värelus, et issand, et tõesti Viljandi ja seal ju ei toimu midagi ja mis saab. Ja siis ma sain nagu vastus, et ma istun autosse see kord kuus, lähen Tartu või Tallinnasse, saan täpselt sama palju käia teatris ja kohvikus või kontserdil, noh teaterdelt on ju Viljandis ka, aga kui see inimene, kes seal elab. Ehk vahel on võib-olla väga tore kuulata neid vastulauseid ja siis sa saad hoopis kinnitust, et sa oled õigel teel. Et minul on olnud selliseid hetki ka. Jaa. No vaata vahepeal, räägi, mis seal kommentaarides toimub, ma pole üldse vaadanud. Kommentaarides on tervitused ja mul siin jooksevad nad muidugi ja ma ei näe kõiki ju, mis nüüd ülevalpool on siin. Aga ma arvan, et me võime vist võtta küsimused ja kui sul on küsimusi seoses selle teemaga, et siis võid siia alla postitada ja praegu meil on, ma lähen nüüd sinna Facebooki meie selle postituse alla, seal on 4 kommentaari, et 3 küsimust, et võtame äkki need ette, mis sa arvad? Võtame, jah. Nii, kas ma loen siis, jah? Jah, loe mingi konkreetne küsimus, siis ma nüüd ka näen neid tegelikult, aga jah siis. Ave siis küsib, et kuidas teha vahet oma valikutel. Vahest tundub, et teed pidevalt valesid valikuid. Samas teine päev on jälle valikud nagu õiged. Kas peaks ka valikute tegemisel tekkima see hea tunne sinna juurde? Hea tunne ikka. Aga täpselt nagu on meie need kolimisnäited või midagi, kus sa hirmupiiriga satud silmitsi, siis ongi, et näed, olin seal Rootsis mingi hetk tuli nii halb tunne, kas siis juba jooksen teise suunda, et ole endas nagu kindel. Et see ongi see hea, et sa lood visiooni sellest, mille sa ära valid ja kuidas siis su elu on ja on, et ole endas kindel ja leia inimene kõrvale ja julge talle ka öelda, et nüüd ma tunnen nagu tahaks teha midagi muud ja see inimene aitab sul seda meelde tuletada. Sest vaata see otsus, mis sa nüüd Heike just põhimõtteliselt eile vist võtsid vastu selle otsuse, on ju. Et see oli ka nagu, et nagu tahaks, aga hakkasid mulle neid hirme ette lugema, siis me rääkisime ja tegelikult sa võtsid vastu otsuse ja ma arvan, et ega seda tuleb veel, sa vahepeal veel ütled, et mis siis, noh, tegelikult see minu kolimine samamoodi, mina olen ju toetunud sinule, et vahepeal nagu hakkad kahtlema. Leia inimene ja jää kindlaks, tee üks asi ära, siis sa nagu näed, kas see oli siis õige. Ja tegelikult, kui sa teedki, see mediteerimine on hea enda selle südame järgi, et kas sa tahad ja arvesta siis, et ära ole nüüd valmis, aga arvesta, et jah, võib olla tagasilöök, aga sul on inimene, kes siis tuletab sulle meelde. Mina võib-olla kommenteeriks siia nii palju, nii palju juurde, et kuidas teha vahet oma valikutel, et mis me siin ennem rääkisime ka, et kui sul on kindel nagu visioon sellest, kuhu sa oma elus jõuda tahad või sa tead, mida sa tahad, siis mina olen kasutanud seda nippi nii-öelda, et ma küsin enda käest, et kas see valik viib mind lähemale sellele, kuhu ma jõuda tahan. Et küsidki enda käest, kas see valik viib mind lähemale sinna ja kui vastus on jah, siis sa teed seda ja kui vastus on ei, siis sa ei tee seda. Aga selle vastuse kuulamisel peaksid sa ka arvestama sellega, et see esimene see mõte või see impulss, mis tuleb sinu seest, on õige. Et meil on komme inimestena ennast ümber rääkida või ennast ümber veenda, ütleme nii, ka ise, et ei pea olema keegi väljastpoolt, et tuleb, ütleb sulle, et kuule, kas see ikka on õige, aga me hakkame ise ka enda peas vaata, sa rääkisid ka ennem sellest kahekõnest, on ju. Et hakkame enda peas seda kahekõne pidama iseendaga, et kas ma nüüd ikka teen õige valiku. Et siis, kui niimoodi küsida, siis
lähtuda sellest, et mis see esimene mõte või impulss on. Ma arvan küll, jah. Küsi veel, mis seal veel kirjas oli? Ma loodan, et Ave, sa said vastuse. Ma olen tegelikult Ave sinuga rääkinud ka ja tegelikult, mis paneb silma särama, mõtle, sul olid tegelikult väga vägevad asjad, mis sa mulle rääkisid. Kerri, valikute ja tahtmiste osas on mul tulnud viimasel ajal palju mõtteid. Kuidas sa aru saad, kas valid enda järgi või just seda, mida sina tahad ja otsustad enda baasil, mitte ei võta omaks kellegi teise tahtmisi soove, pidades neid enda soovideks ja tahtmisteks? Seal polegi küsimust tegelikult, on ju? No selles mõttes jah, et kuidas sa saad aru, et need on sinu soovid, mitte kellegi teise soovid. Et põhimõtteliselt küsimus on selline, et mina saan sellest niimoodi aru. Vahel saab aru ainult läbi tegemiste. Sa hakkadki tegelikult tegema, siis sa nagu saad aru, kas sa tegelikult nagu tahad teha. Või kui sa nagu mõtled, oi, aga siis läheb selle peale nii palju energiat, ressurssi ja aega, mis iganes, siis ongi mõnes mõttes mediteerid või sa visualiseerid, kujutagi ette, et see olukord on siis käes, mis on see tulem sinu jaoks ja kuidas sa ennast tunned selles hetkes, mida sa siis tahad, on ju? Tegelikult on ju see, kui me täiesti selliseid julgeid otsuseid teeme, äkki mis on kardinaalselt teistsugused, kui me siiamaani oleme võib-olla elanud ja oleme harjunud tegema, siis ta alguses ongi ebamugav, aga see on see koht, et sa pead aru saama, sa teed seda ju enda pärast. Ehk ongi mingi hetk võib-olla ebamugav, näiteks kui mina otsustasin hakata kõike seda siin tegema või me teeme neid webinare või laive, see ongi algul kohutavalt ebamugav. Ma ei tea, mitu kohe esimestel webinaridel riided läksid pessu, tead, kobistad täiega, kohe magama ei saa minna. Ja sa mõtled, oi, ma pean oma keha kuulama, nüüd mul oli nii ebamugav, aga siis ei jõua jälle kuskile. Et loo see visioon, mis sa siis tahad teha, kuhu sa tahad jõuda ja nendest ebamugavustest peab läbi minema, sest seal tegelikult toimub kasv. Ainult siis, kui sa teed midagi, mida sa varem ei ole teinud, siis toimub kasv. Ja sellepärast sa pead olema nii kindel, et see on see, mida sa päriselt tahad teha. See on selle koha pealt ongi see tegelikult nii oluline. Ja ei tohi karta eksimist. Jaa, see on okei. See on täiesti okei, et me teeme vigu ja me eksime, me õpime nendest ja me liigume edasi. Nii, järgmine küsimus. Mairis, kuidas teha teadlikku enda valikut, mitte ei lähe kaasa valikutega, mida sult oodatakse ja eeldatakse? Sellel on tegelikult üks vastus. Hakka ennast väärtustama, ennast usaldama, sa pead olema iseendas kindel, see on see ebakindlus meie sees. Ja seda lihtsalt tuleb teha. See ei ole nii, et nüüd järsku ma otsustan, sest muidu juhtub, ma olen näinud ka neid inimesi, kes otsustavadki, et ma terve elu tegin nagu teised tahtsid, ma hakkan ise tegema ja siis tegelikult hakkab tahtejõudu läbi suruma. Ta tegelikult on seal kibestumises hoopis ehk ohvriseisus, aga see ohvriseis paneb seda, nüüd ma lähen, nüüd ma teen, nüüd ma näitan neile ja tegelikult see ei tule õige koha pealt. Et see on nagu pigem see kibestumine ja see koht, et ehk siis tegelikult see on see egomäng, nagu sa ikka mulle ütlen, mäletad. Et kui sa teed neid konkreetseid harjutusi, et jõuda enesearmastusele lähemale, siis see enesearmastus on hästi oluline ja mina saan ka täna öelda, et ma 100% ei ole mul veel see enesearmastus, ikka on mingid kohad. Ma arvan, et see on asi, kus see ongi teekond, terve elu. Me tõstame eneseusaldust, eneseusku, enda väärtust, sest kui olukorrad muutuvad, siis kõik ongi pidevas muutumises. Sa pead looma selle harjumuse. Mina olen loonud selle harjumuse, et iseenda hästi läbi saada. Ma olen otsustanud, et mina olen kõige tähtsam enda elus. Muidugi, kui mul laps helistab, emme tule järgi või midagi ja siin enne jõule oli nii, homsest jääme koduõppele või oli see järgmisest nädalast on koduõppele, täna õhtul on kõik jõulupeod on ju. Mis siis lahti läks? Muidugi ma jätsin mingid oma asjad ära, aga see on ju ka minu valik, et ma olen oma laste jaoks olemas. Ehk saa aru, et see, et kui sa otsustad, et sa enda valikut järgi elad, ei tähenda nüüd, et sa kõik inimesed kuskile jätad. Kui sa tunned, nad on sulle olulised, siis sa saad seda niimoodi kohandada, aga tegelikult loomulikult on ju näiteid veel ja veel. Mingid filmid tulevad kohe silme ette, kus keegi näiteks ütleb, et nüüd ta ütleb, jah, ma olen gei, on ju. Et mulle meeldivad sama soo inimesed
ja see on tema jaoks nii vabastav. Ja siis võib-olla teised hoopis ütlevad, ja hoopis tekib see side, tugevneb. Või on vastupidi, et sa julged lõpuks öelda, tead, minul on nüüd see soov, tead, tegelikult mulle umbes üldse ei meeldi siin ja see edasi elada. Ja siis need inimesed kaovadki su elust, aga see on sinu jaoks nii vabastav ja siis sa tegelikult lähed edasi. Et tegelikult on, mina tundsin ise, kui mul see otsus tuli, et ma nüüd kolin, see oli minu jaoks nagu nii vabastav ja ma tean, paljud teist ka märkasid seda seal augustis ja septembris ja samas oli näha see oktoober, kui oli meie sünnipäevade kuu, et seal võib öelda, et olid tagasilöögid, aga see oli raske minu jaoks. Eve küsib, et aga kui pärast kahetsed? Mina ütleks selle peale seda, et kui niimoodi elada, et sa mõtled, et sa pärast kahetsed, siis sa ei jõuagi mitte kuskile. Juba nagu ette mõelda, et kas pärast kahetsed? Jah, et äkki ma pärast kahetsen, et kui ma praegu selle otsuse teen, et siis ma arvan, et ei jõuagi kuskile, et see kahetsus on üks paha poiss. Selle saab võtta ära teadlikkusega, et sa hakkadki õppima iseennast. Mm-hmm. Kahetsed, siis mine ja ütle ja mina olen tegelikult seda ka teinud, ma olen ju kolin 4,5 aastat tagasi lahku ja siis väga kiiresti, ma tean, 5 kuud läks ja sain aru, täiesti vale otsus ja läksin ja julgesin öelda, et siis ütle seda, vaata, kas saab. Vahel saab midagi teistmoodi teha, siis vahel lähedki tagasi. Ma tean, Katrega minu hea sõbranna ju kunagi otsustas Pariisi kolida, ta tuli sealt üsna kiiresti tagasi, ta sai aru, see ikka pole see. Aga olgu siis julgus sul ka öelda, et tead, ma tegin vale otsuse. Aga see on sinu õppimise koht. See ongi see, et sa ütled aitäh sellele. Näed, nüüd mul on see andestamise õppetund siin, nüüd mul on see... Oota, mis sõna meile kirjutasin ka siin asju, ma kirjutasin ühe toreda sõna veel. Et jah, tegelikult põhimõtteliselt oli ka andestamine, vastu võtta ka neid enda tundeid ja vahel tulebki seda öelda, seda tunnistada. Meeldib, et sa ütled, see on see õppimise koht meil. Et elu ei saagi olla kogu aeg nii lilleline ja turvaline, et kui me kasvame, areneme ju kogu aeg ja Kerri kirjutab siin, et kasvamine võibki olla ebamugav. Jah, et tegelikult tihtipeale see ongi, sest et see kasvamine sunnib sind tulema välja oma mugavustsoonist, et kus sa igapäevaselt oled, et sa liiguksid elus edasi. Et meie ju Kaiga mõlemad õpetame, et ei ole olemas ju paigalseisu, et kas sa liigud elus edasi või liigud tagurpidi. Et minu arust see kasvamine ongi ebamugav ja sa pead võtma mingeid otsuseid vastu ja tegelikult sa ei tea kunagi, kas need on nüüd õiged otsused või ei ole. Aga parim seisukoht siin juures on see, et sa võtadki selle teadmise, et ükskõik mis juhtub, ma õpin sellest ja ma saan veel paremaks ja mul on elukogemus ja mul on teadmised ja niimoodi nendest läbi minna siis, et minu jaoks on see. Ja otsusta seda, et tihti minul oli ka kunagi, et vaatame, mis elu toob ja usaldan elu aga sa saad siis usaldada, kui sina ise lood selle, et ma tahan tunda ennast hästi, ma tahan tunda seda rõõmu, armastust, et ma olen julge. Kui sa neid asju otsustad, et seda sa tahad tunda, siis sa saad elu usaldada, aga kui sa lood endal seda hirmu ja kahetsust ja muretsemist, siis elu annab sulle seda, ehk siis sa loo see, et ma tahan ennast hästi tunda, see tuleb ainult läbi selle, et sa hakkad ise enda minapilti muutma. See on see, mida meie tegelikult Eike sinuga oleme teinud, et muutnud ära totaalselt selle minapildi ja see ongi see koht, et see alguses tundub ka inimestele üleolev või ülbe, aga sa lihtsalt oled kindel oma valikutes. Aga ma tahan ühe hästi tähtsa asja öelda täna. Täna on sünnipäev, ma tean, ta üldse ei vaata seda, ma saatsin talle juba õnnitlused, on Mari Ojasaarel, jah, ka tema kaksikajal Kristil, aga teda ma ei tunne, aga ma tunnen Marit ja siis tema auks ma panin selga tema loomingu ja ma nüüd avastasin, et siin taga on ka see plakat, see lindude plakat on seinal tegelikult tema loodud, et mina tervitan teda ja ma saadan talle pärast siit pildi, ma arvan, ma tegin vaata pildi, sest mina nagu hullult fännan ja tema on üks naine ja ma arvan, see lõppu sobib, kes on teinud neid julgeid valikuid, mega julgeid valikuid. Kuulake, kuidas ta rääkis Täitsa Pekkis podcastis,
kus ta räägib, kuidas ta oma ettevõtlust alustas. Isegi Jesper ütles talle, mis liblikaid sa hakkad tegema, no kes neid ostab, ta ütles, ja läks ja tegi. Ehk see ongi see koht, et sa teed südame järgi. Ja siis teised inimesed teilt tulevad kaasa, nad näevad, kui õnnelik sa oled. Seal ei ole ju muud valikuid. Ja vahel, mis mina olen ka kogenud, on see, et kui mina ise panen teisi inimesi kahtlema või neid kas halvustan või kritiseerin, siis ma ei julgegi teha valikuid. Võib-olla sa võid alustada teisest otsast, kui sul on lapsed või pereliikmed. Kuula neid, julgusta neid tegema nende jaoks õigeid valikuid, kui nad jagavad midagi või kahtlevad. Ja siis sa hakkad ka iseendasse rohkem uskuma, sest tihti, kui me iseendasse ei usu, siis me tegelikult väga palju kritiseerime kõiki inimesi kõrvalt ja tõmbame neid maha. Et vahel, kui ma selle avastasin mingi aeg, nüüd juba ka mitu aastat tagasi, siis see ka minu jaoks väga palju muutis. Et mina ka olin tegelikult see, kes väga mõtles, kõik peavad tegema nii, nagu mina tahan. Et see on tegelikult väga suur muutus olnud, et lase teistel inimestel teha nende valikuid, siis sa tunned, et vau, sul on ka õigus teha oma valikuid. Kas me lõpetame või? Ja me lõpetame, aga kui me juba, ma arvan, et me räägime sellest ka, mis me nüüd järgmiseks plaanime teha, Anja, sest et siin meie vestluses täna tegelikult tuli välja hästi selgelt see, et selle jaoks, et teha õigeid valikuid, pead sa teadma, mida sa tahad. Ja looma visiooni oma elust, kus sa tahad jõuda. Isegi kui sa ei tea konkreetseid asju, siis kuidas sa ennast tunda tahad. Seda kõik teavad, on ju. Ja selle jaoks teeme me Kaiga nüüd 25, 26, 27 uue täiesti tasuta väljakutse, kus siis me räägime visioonist, sihist, visioonist ja eesmärkidest. Et need 3 komponenti on tegelikult hästi olulised selle jaoks, et sa saaksid liikuda julgelt oma nii-öelda valikute poole. Mul tulnud see sõna. Et sa saaksid liikuda oma valikute poole ja oma valikute järgi, oma südame järgi. Aga selle kohta me paneme info üles siia. Paneme siia gruppi ka. Paneme meie Facebooki lehtedele ja me tegelikult ju ütlesime juba, kui Rahamagneti väljakutse oli detsembri lõpus, et me teeme midagi nüüd, ma arvan, iga kuu lõpus, vähemalt mingi aja jooksul on ja nüüd jaanuari lõpus tuleb uus väljakutse. Ja kui me siin mõtlesime, mis me teeme, siis tegelikult Eike pakkuski välja, sest aasta alguses on eriti oluline see ja nii valesti on mõistetud sõna eesmärk ja mis see siht siis on ja me leidsime ka tegelikult, see siht on see elu eesmärk on ju. Nii et isegi mulle hakkas täiega meeldima see sõna elu eesmärk, miks sa elad siin üldse, see sinu miks, siis sa lood visiooni ja kuidas siis päriselt eesmärke seada. Ja see on teeme ta natukene, ma arvan, teistmoodi, kui on kas minu töötuba olnud või mis te kuskilt kuulnud olete, et iga päev räägime ühest sellest teemast, meil on jälle see väike tööleht, hoia silm peal, see tuleb jälle selline privaatne grupp ja tule sinna gruppi isegi siis, kui sa oled, ma ei tea, minu töötoas seda kuulanud, Boobilt seda kuulanud, lugenud mingeid artikleid nüüd selle kohta, siis tule sellepärast juba see grupi energia seal on jumala võimas. Mäed, see Rahamagneti grupis oli ju, vau, mis minul tulid ka sellised teadmised, miks me teeme on ju tasuta väljakutset, sest Heiki ütles ka, et tema tahab ka sellest veel rohkem aru saada. Ja näe, juba tuli see sõna elu eesmärk sinna. Juba nagu midagi toimub, nii et kui te tahate millestki aru saada, korraldage osi ja aidake teisi ja kohe te saate vastuseid. Aidake teisi, jah. See on väga õige. Jah, see info tuleb, ma arvan, et homsest tuleb see info, et meil on ka ikkagi täna pühapäev, et natukene saame võtta rahulikumalt ja kes tahab julgust proovile panna, siis praegu kell 11 olen ma Paala järve ääres, lähen ujuma. Ma nägin, eile õhtul ma seal uisutasin ja seal olid autod ja nad hoidsid seda jääauku lahti, ma ei tea, kui kaua nad seal olid, nad seda lahti hoidsid. Et aga täna vist läheb natukene vähem külmaks ja siis avastasin ühe seltskonna sealt. Seal oli mingi 5 autot teile, kes tulid kell 11 käivad ujumas, laupäev, pühapäev, ütlesin selge, ma olen kohal, nii et ma lähen nüüd sinna. Õnneks nad on tükk aega vees, ma ei peaks jõudma kohal, isegi kui ma 5 minutit hiljaks jään. Et kes tahab oma julgust proovile panna, siis tule. Ja tead, mis ma sain eile ühe nippi, eile käisin ta pildistamas, mul tehti meik ja see meikari käest ma sain nippi. Tema ise ujumas ei käia, ta mees käib nagu aastaid juba teeb taliujumist.
et kui sul ei ole neid kindaid, noh, mis vaata sinu käest ma sain jalanõud ja kui kindaid ei ole, hoia käed veest väljas. Jumala hea nipp, sest eile oli põhimõtteliselt, ma ei saanud enam ennast riide panna, ma ei tundnud oma käsi, need olid või noh, sõrmi, need olid täiesti jäätükid. Et õues oli ju, ma ei tea, mingi 15 või 16 kraadi külm on ja sa tuled veest välja, kohe jäätükid. Ei saa riidesse panna nagu pükse jalga panna, lihtsalt ei saa. Aga täna ma siis proovin seda nippi, nii et sa nagu ei tea kunagi, kus keegi mingi nippi annab. Inimene meikar on ju, ta ise ujumas ei käinud, ta ütleb, ja, et ei no mehed, nad ei pane kunagi käsi vette, need on käed vee peal. Nii et ma teen täna ära, jumal lahe. Et ma kutsun kõik ujuma, siis ma tahtsin öelda, et ka mina olen selle ära proovinud eelmine talve. Ja see ongi see, et julgus, et ma proovisin selle ühe korra ära ja ma sain teada, et mulle ei meeldi see. Aga ma vähemalt proovisin, ma tean nüüd seda, muidu oleks ikka see, et kas proovida või mitte, kas teha või mitte. Aga ma proovisin selle ära ja... Lihtsalt tee ära on ju. Eike on teinud, isse me ei saagi lõpetada juttu, Eike on teinud benžihüppe. Oli see, kas see on benžihüppe? Ma hüppasin lihtsalt sillalt alla. See ei olnud benžihüppe. Ma ei tea, mis hüppe see oli. Okei, aga igal juhul sa olid... Mina mõtlen, vau, on ju. Samas mina olen teinud tandemhüppe, mis aga mõnes mõttes tundub crazy. Samas seal ei olnud mingi minu koht otsustada, et lihtsalt ta ütles, nüüd lähme välja, vaata. Tee midagi, minu jaoks on olnud see mega nipp tegelikult, et tee midagi sellist füüsilist, pane enda keha või midagi proovile ja siis sa saad seda üle kanda nende eluliste otsuste tegemisele või umbes, et ma tahan laivi minna või oma ettevõtet asutada või mingi sellistesse otsustesse saad üle seda kanda. See on tegelikult nagu väga võimas asi. Mul tuli hästi, kui ma tegin seda silla pealt alla hüppamist, mul tegelikult tuli sel hetkel hästi tugev teadmine enda sees olevast hirmust tegelikult. Et see oli nagu nii tugev, et ma sain nagu vastu pead millegiga, et see teadmine jah, et kui suur see hirm on mu sees, mis mind tegelikult hoiab tagasi mingites otsustes elus. Et proovige kindlasti midagi sellist, mis tõmbab teid mugavustsoonist välja ja hakkate ennast võib-olla paremini mõistma ja olete julgemad liikudes oma valikute poole. Aga ma arvan, nüüd lõpetame. Kõik aitab, muidu me jäämegi rääkima. Lihtsalt otsusta, olen julge ja käi ringi ja korruta enda 100 korda, olen julge. Ma tean, mis ma tahan. Ma teen enda jaoks õigeid valikuid, ma lähen nende valikute järgi. Lihtsalt räägi endale teistsugust lugu. Täiega, sest see on see, mis mina teen ja mis Eike teeb. Mul juba hakkas sügelema, ma pean nüüd juba ujuma minema. Ise ennast puustisin üles täiega, vaata. Ilusat pühapäeva teile ja nautige. Võib-olla näen kedagi Paala järve ääres. Ja ilusat pühapäeva teile ja näeme järgmine pühapäev. Ja näeme. Tšau. Tšau.